Juss ja Kitupunn. Uus osa igal kolmapäeval www.lastekas.ee. Tšau, Jass, mida sa joonistad? Ma ei tea. Jass, kuule, see on ju Kitupunn. Kes see Kitupunn on? Kitupunn on see olend, kes elab mõne lapse sees ja paneb seda last kogu aeg teiste peale kaebama. Tead, ma räägin sulle ühe loo, mis meil täna juhtus. Täna oli Kitupunn pugenud Jesperi sisse, aga õnneks me saime ta lõpuks Jesperi seest välja. Raido ja Marita mängisid mängutoas Vaid ja sõda. Aga Jesperist nad mängu ei võtnud. Õpetaja! Raido tegi selle katki ja ise läks ta peitu. Oh, et Raido tegi. Aga kus see Raido siis nüüd on? Palun vabandust, õpetaja. Mul mängimise ajal kogemata juhtus, aga isa lubas selle kohe ära parandada. Väga tore, Raido. Aga jäta meelde, et kool on ikka rohkem õppimise, mitte müramise koht. Ma ei taha sulle märkust kirjutada, nii et ära rohkem tee, eks? Ei tee! Kas Jesperil oli valus ka, kui Kitupunn ta sees hüppas? Ei, valus ei olnud, aga natuke ebamugav oli küll. Aga Jass, kas sa mäletad, et mul jäi eile eesti keeles jutt kirjutamata? Jaa. Johanna lubas mul oma vihikus vahetunni ajal maha kirjutada. Jesper nägi seda ja kui tund algas, läks ta kohe õpetaja laua juurde ning sosistas õpetajale, et Õpetaja, just kirjutas Johanna pealt koduse töö maha. Juss ja Johanna, palun tõuske püsti. Te mõtlete ju täpselt ühtemoodi, isegi kodune töö on teil sõna-sõnalt üks ja sama. Mul jäi koduse tegemata ja siis ma kirjutasin Johanna pealt maha. Juss, niimoodi ei tehta. Anna palun päevik, ma pean sulle märkuse kirjutama. Kitu aga Kitu, mina olen Kitupunn. Kas te kuulsite ka? Mida? Ja sees on Kitupunn. Tema rääkiski. Aga ma ei taha teda enam enda sisse. Kuidas ma temast lahti saan? Ma arvan, et kui ta on punn, siis tuleks ta kusagile augu ette panna. Paneme selle väikese meevaati augu ette punniks. Mis ma tegema pean? Istu siin pingi peal ja kui Kitupunni kuuled, siis pane kohe suu vastu ava. Olgu? Tahaks juba kittuda, ilma kittumata on nii igav olla. Appi! Ma kaeban kõik ära. Aitäh, nüüd ma ei peagi enam kittuma. Juss, see oli üks väga huvitav lugu. Aga nüüd too oma päevik, mul tuleb su märkusele alla kirjutada. Oli jah, päris õpetlik jutt. Ma hakkasin kohe mõtlema, et kuidas see eesti keel ikka õppimata jäi. Mul kogemata. Kuule, Jass, kas sa tead midagi, mida mina ei tea? Ei olnud kogemata. Just kutsus mind hoopis robotitega mängima. Jass, sa oled Kitupunn. Ei ole. Kitupunn on nüüd tündi ees kinni. Mina olen Jass ja vanematele tuleb alati tööd rääkida. Eelas kord üks muinasjutt sai läbi.